Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia vaatamises, mida toob nädal 13. kuni 19. oktoober. Kõigile meile tegemist on siis nagu ikka kollektiivse lugemisega, et võtta siit videost endaga kaasa see, mis sa tunned, et on sinu jaoks oluline, mis sa tunned, et ei ole, lase see endast kohe lahti, jätta see kellelegi teisele. Valmis on mul pandud selleks nädalaks siia siis 7 kaarti. Sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid ka siis siit endaga kaasa võtta sellised suuremad üldisemad sõnumid terveks nädalaks. Enne kui ma alustan, jällegi ma tahan tänada teid kõiki. Aitäh, kui sa oled hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima või oled ka leidnud mind Facebookis, Instagramis, TikTokis. Aitäh, kui sa oled pannud videole like ja mulle ka kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi sobinud, täppi läinud või meeldinud. Ja suur tänu ka kõigile, kes jätkuvalt elavad kaasa ka Tiiu Taro koolile. tiiutarot.ee kodulehel on see siis leitav ja sealt kodulehed leiad ka väga palju erinevaid lugemisi, sellised valikaart stiilis lugemisi, armastuse teemal, raha teemal, kõikidel teemadel, mis meil võivad elus ette tulla. Siin nädala energias, aga meil toimub video lõpus ka alati mäng. Sellest mängust saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ning siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, saad sinna peale klikata, video hüppabki kohe automaatselt lugemise algusse või siis mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Aga rohkem pikka juttu ei ole, lähme kaartide juurde. 13 kuni 19 oktoober. Me alustame müntide kuningannaga õiget pidi. Väga hea, meil on erak õiget pidi, väga palju neitsi energiat, maamärkide energiat siin on. Siis meil on sauade 3 tagurpidi, sauade 6 tagurpidi, müntide 6 tagurpidi, surmakaart, nüüd on meil Skorpion ka ennast ilmutanud ja surmakaardis ning jäär siis keisris õigetspidi. No töökarjäär, väga esiplaanilisi. Mina nii väga nendes kaartides suhetesse ei panustaks, ei keskenduks, sest tõenäoliselt surmakaardiga nii meie suhted hakkavad ka väga sügavalt muutuma ja võib-olla paari nädala, kuu aja pärast, 2 kuu pärast need inimesed, kes sulle praegu meeldivad, äkki ei meeldigi, sa tahad hoopis midagi uut ja vaata, surm on ääretult nagu selline sügav transformatsioon. Need ka, kui sa oled see septembrikuus pannud liikuma ärialaselt, tööalaselt karjääris midagi, siin on väga palju kasvu oktoobrikuus ja ääretult suurt ka nagu sellist lõpptulemust või täitumist nii-öelda või et suurt saavutust novembrikuus selles surmakaardis, et sa oled teinud või võib-olla ka elu muutvaid otsuseid või hakkad neid tegema novembris, sest surm seda tähendab, et surm on tegelikult oktoobri viimane nädal ja novembri 3 esimest nädalat ja see periood on väga sügavalt transformatiivne. Ja miks see kaart on juba ette tulnud siia välja, ongi see, et kui sa juba tunned, et sa oled tülpinud, väsinud, sulle ei meeldi miski oma elus või sa lihtsalt tunned nagu, et ma tahaks vaheldust, mul on igav, kogu aeg sellises mugavas kohas nagu kinni, surmakaart ongi sinu jaoks siin. Ja surm tegelikult vaatamata enda dramaatilisele nimele, ta on väga positiivne märk, et surm tähendab suurt ja ääretut muutust ja ümbersündi ja vana osa meist jutumärkides peabki surema selleks, et jutumärkides sündida saaks uus sina, eks ole, me peamegi kaotama võib-olla teatud sõprussuhted või peame tulema töölt ära ja peamegi neid muudatusi enda elus tegema, miski tõesti on hakanud ennast ammendama, võib-olla osadele teist juba see nädal, kuna see surmakaart on õiget pidi väljas ja surm nagu otsib justkui midagi, mis täidaks teda rohkem, mis tooks seda õnne ja elevust ja rõõmu ja võib-olla tahab ta uusi sihte ja uusi unistusi seada ja kui sa tunned tülpimust, siis tea, et su eesmärgid, unistused võivad olla liiga väiksed, et see tuleb hakata võib-olla uues suunas või suuremas suunas, eks ole, edasi minema, seda ka surmakaart tähendab. Aga kui ma tulen suhetesse, surm on selline kaart, et mina väga ei torgiks inimesi, et kui keegi ei vasta, ära küsi, ära torgi, ära üldse mõtlegi tema peale, kui keegi ignoreerib, head aega, liigu edasi lihtsalt, et surm ongi nagu selline kuidagi, et inimestel on tükk tegu, et öelda midagi, et jutustada, et rääkida, võib-olla ei soovigi enam suhelda ja surm ongi nagu selline, et las olla, lase see endast lahti ja veel samal ajal surmakaart ka tähendab, et kui sul on teatud nagu eksid, endised partnerid või vanad sõbrad, kes sa tead või su sisetunne ka ütleb, et nad kuidagi igatsevad sind või et ripuvad sinu küljes, siis jah, see on tõde, et sa ei kujuta seda ette, sa ei ole delulu, see on päriselt nii, eks ole, et see nagu need inimesed
jäävadki vahtima sind sotsmeedias ja ka jäävadki kuidagi igatsema sinuga neid vanu häid aegu taga. Ja mõnikord meil on tunne, et see inimene tuleb mulle meelde, äkki see juhtub selle nädala jooksul palju, et sa mõtled nagu tühja koha pealt kellegi peale või et miks ma pidevalt mõtlen ta peale või et miks ta pidevalt mul nagu mõtetesse tuleb. Surm tähendab seda, et tema mõtleb sinu peale, et tema nagu ripub sinu energia küljes, et meil tuleb võib-olla ka läbi lõigata ja puhastada väga palju seda minevikku ja endast nagu vabastada ja lahti lasta selles surmakaardis. Ja surmakaart ongi nagu ka tegelemine ja tegu enda nagu varjupoolega. Et kõik need asjad, mida me oleme üritanud alla suruda ja ignoreerida, ka see nädal võivad surmakaardis välja tulla. Et see ei pea alati olema mingi halb asi, eks ole, et see on nagu ka see, et suuremad unistused või et sa võid unes hästi näha, et see on ka väga spirituaalne, esoteeriline kaart, see surmakaart. Ta on üsna intensiivne, et usu mind, sa nagu tunned ära, kui see kaart aktiveerub sinu elus, siis on nagu selline tunne, et ma ei taha enam mitte midagi, kõik on nii igav, ma tahan uut ja kõik tundub nii pinnapealne ja nii plass ja ma tahan midagi, mis tekitaks suuremat elamust ja sellist võimsamat kogemust elus ja vaata, me hakkame janunema justkui nagu selliste asjade järgi. Ja see ongi suur muutus meie elus ja see võibki tõesti kulmineeruda alles novembrikuus. Ja tegelemine varjupoolega, tegelemine sellega, et me laseme mineviku suhted, unustame ära, lõikame läbi, laseme lahti, puhastame ennast vanast, tuleme ka mugavustsoonist välja. Surmakaart teab, et muutused ongi ebamugavad ja ebamugavustsoonis on kõige rohkem edasi liikumist ja kõige rohkem arengut, et me ei saa jääda ühe koha peale paigale passima. Väga suurt karjäärialast võitu ja arengut on ka siin, et sest surmakaart mõjutabki, mõnikord surm on uus töökoht, mõnikord on ta uued suhted, mõnikord on ta uus kodu, et vaata see praktiline plaan on ka mõjutatud sellest, et me ise sisemiselt hästi muutume ja transformeerume. Ja ümberringi on kõik kaardid, mis räägivad karjäärist. Müntide kuninganna, sauade 3, sauade 6, müntide 6, keiser, veel väga edukas kaart ka ettevõtjatele siin on ju. Ainuke kaart, mis võib-olla karjäärist nii palju ei räägi, kuigi ta on maa energia, mis on siis mündid ehk raha on ju, aga erake räägib pigem nagu õpingutest ja iseenda tee leidmisest, tervisest ja kehast, eks ole meil. Aga ülejäänud kõik kaardid selle surmakaardi ümber räägivad tööst karjäärist ja meil on väga suured transformatiivsed energiat praeguses nädalas ja praeguses perioodis ja need tõenäoliselt kestavad kuni novembri 3. nädala lõpuni veel välja. Kes tahab vahetada tööd, usu mind, sa leiad uue ja palju parema, kes võib-olla tunneb, et sa tahad ettevõtlusega alustada, enda äri ajada absoluutselt keisriga, hakka kohe pihta, on ju, et siin on niivõrd palju võita ja saada ja saavutada. Müntide kuninganna ka veel õiget pidi on hästi nagu selline karjääri edu ennustaja, tema rohkem nagu palgatöölistele see oluline kaart, et siin on justkui nagu mõlemad energiat tasakaalus, et osad teist hakkavadki lisaks palgatööle ka enda äri ajama, kes tahab rohkem nagu siis ollagi töötaja kuskil on ju. Müntide kuninganna mõnikord ennustab paremat palka, paremat ka tervist kindlasti kõigile meile ja nagu kuidagi sellist eneseväärtustamist ja rahulikkust ja tasakaalu ja enesekindlust ja meie keha ja tervis ja meie uni ja meie liikumine ja toitumine selles erakus ja müntide kuningannas on selle nädala siis alguse nagu märksõnadeks ja ka mida rohkem me väärtustame oma tervist, seda paradoksaalsemalt rohkem meil on raha. Ja seda paradoksaalsemalt me ka parema töökoha saame, et müntide kuninganna on väga tubli, väga töökas. Tema õppetund on see, et ta hästi palju annab, aga ta ei oska endale küsida ja vastu võtta, et ka enda aega võtta endale ja hoolitseda ka nagu enda eest. Aga ta ennustab neile uut tööd, kes seda otsivad, sa leiad veel palju parema palgaga ja sul tulebki võib-olla see enese väärtustamisega tegeleda, tervisega samamoodi, et fokusseerid kehale ja tervisele, järsku hakkab raha tulema rohkem. Ja ka müntide kuninganna ta niikuinii eose ka siis ennustab seda, et meil läheb rahaliselt tööalaselt palju paremini. Sauade 3 avanevad uued uksed ja aknad ja neid pakkumisi hakkab järjest nagu tulema. Aga sauade 3 tagurpidi me istume liiga palju kodus ja meil tegelikult tuleks nagu suhelda rohkem inimestega, et see võib tulla tutvuste inimeste kaudu, kuna isikukaarte ja õukonnakaarte siin on omajagu see nädal väljas. Meil tuleb tutvuda ja suhelda selleks, et ka osad teist selle uue töökohani siis edasi liiguks.
arvuksid, et see võib tulla nagu üllatuslikult, aga see tuleb väga usaldusväärsest allikast, eks ole, kuna meil on keiser õigetspidi siin. Ja paljud teist, ma tulengi selle kodus istumise juurde, surm ja erak on väga introvertsed kaardid. Ma tahan olla oma kodus, oma ette, ärge segage, ärge küsige mitte midagi, ärge tahtke minust mitte midagi. Ma tahan istuda üksinda ja mõelda oma mõtteid ja absoluutselt väga hea tegevus tegelikult selleks nädalaks. Erak ongi nagu sellises vaikuses ja nagu üksi olemises ja rahus enda tee leidmine. Surmakaardis me leiame enda seest sügavalt midagi uut, eks ole, üles. Surmakaardis on ka soovituslik tegeleda vaimsusega, esoteerikaga, õppida midagi selles vallas. Eraka toetab õpinguid ja õppimist ja on need lühikursused, koolitused, on see, et sa ise tahad õppida, on see midagi suuremat, võimsamat, pikemat nagu sellist, et me lähme, et erak võib olla väga akadeemiline kaart ka, pikad õpingud. Absoluutselt need kaardid väga-väga toetavad seda ja nii nagu selles eraku kaardis mulle hästi hakkab silma, et see kass, see on kassitaro kaardipakk, eks ole, kass istub mingisuguse karbi või kasti sees, see on tema selline mugavustsoon, eks ole, ta tunneb ennast seal turvaliselt. Kassi ees on latern ongi eraku kaardi üks kõige olulisemaid sümboleid. Laterna sees on meil puuris või vangis suur ja särav täht. Ja täht on tegelikult meie hing ja meie saatus ja meie hingerada ja meie hingesugulased ja et kuidagi siin on nagu väga äärmusest äärmusesse ja kahetine sõnum. Osad teist tahavadki rohkem kodus istuda ja enda asjadega tegeleda ja sellest vaikusest ja rahust sa leiad enda sees selle hinge, selle tähe, selle saatuse, selle uue eesmärgi unistuse nagu ülesse. Ja paljudele teist on aga see, kui sa tahad leida uut tööd, uut armastust, siis sul tuleb sellest mugavast kohast ja kodust välja minna. See on ongi nagu selline vastandlik nagu sõnum, et nagu ühtedele ühte, teistele teist, lihtsalt miks see sõnum nii hästi nagu äärmustesse jookseb, kaheks läheb, ongi see, et me kõik ei taha ju elus samu asju. Et kas sa tahad siin iseennast leida või sa tahad teisi leida või tööd leida, siis sul on ka erinevad tegutsemissuunad ja Saude 3 räägibki erinevatest radadest, erinevatest suundadest, mis siis ka viivad meie unistuste eduni nagu välja. Saude 3 on karjääris ka enda tee leidmine kusjuures. Ja me leiame selle Saude 3-st tavaliselt sealt, kus me varem ei ole otsinud või et millestki, mida me võib-olla ei olegi varem proovinud. Ja seda toetab ka Saude 6 tagurpidi. Saude 6 on töös karjääris üliedukas kaart, samuti seda on ka keiser ja müttide kuninganne ja Saude 3 ülivõimsad ja edukad kaardid töös karjääris, absoluutselt äri õitseb siin, et rahaliselt ka karjäärialaselt on võimalik väga suuri pöördeid teha, uut paremat tööd leida, et ka raha, sellised väravad on siin avanemas, ja Saude 6 kaart tagurpidi tähendab, et plaan B toimib paremini kui plaan A. Ja et võib-olla me avastame enda edu, Saude 6 ongi selle võidu ja edu ennustaja, aga see kaart on tagurpidi, mis tähendab seda, et see plaan, mis sul praegu on, see ei pruugi üldse nii äge ja edukas olla sinu jaoks, kui see, mida universum üritab sulle alternatiivselt pakkuda. Katseta teistsuguseid asju, uusi asju, mille peale sa ei ole varem tulnudki, sa ei ole proovinudki. Kõik, mis tundub imelik ja kohatu ja ebamugav ja issand jumal, kas ma nüüd päriselt hakkangi seda tegema. Jumala hea, absoluutselt hakka nagu pihta, et kõik, mis ongi natuke selline hektiline ja kohatu Saude 6-ga tagurpidi tavaliselt on kõige edukam. Lõppkokkuvõttes me jõuame palju kiiremini eduni, kui me oskame painduda, kui me ei jää rippuma selle esialgse aga ma ju arvasin, et minu elu läheb nii ja aga ma ju mõtlesin, et see plaan nagu peab niimoodi minema ja vot see on minu töökoht. Et mõnikord universum näeb seda absoluutselt, sa ei jõuaks eduni, aga kuule, kui sa nii teeks ja siit kaudu läheks, sa saaks palju paremini, palju kiiremini, palju ägedamalt, eks ole, et ka Saude 6-ga tagurpidi tuleb nagu astuda sellisesse kuidagi tundmatule rajale nii-öelda, Saude 3 samamoodi. Saude 3 räägib meile ka reisimisest, seiklustest, reiside planeerimisest. Saude 6-ga tagurpidi olge valmis selleks, et reisiajad võivad muutuda, lennuajad võivad muutuda, sest jällegi plaan B on parem kui plaan A. Ja kui sa alguses arvasid, et sa lähed selle inimesega reisile, järsku sa lähed hoopis kellegi teisega. Kui sa alguses arvasid, et sa tahad minna sellisesse sihtpunkti, siis järsku tuleb hoopis uus ja parem. Eks ole, et siin on nagu natuke sellist ümberkorraldust ja võib-olla ka uute sihtkohtade avamist ja avastamist ka reisimise mõttes, et jällegi mida paindlikum sa oled, mida rahulikum sa oled, mida rohkem sa enda peaga mõtled, sa ei lase ka kellegi teiste hädadest ja hädaldamisest ennast nagu
tasakaalust välja viia, seda edukam sa lõppkokkuvõttes ka siis oled. Ja räägimegi nüüd teiste hädadest ja hädaldamisest. Meil on müntide 6 tagurpidi. Töökaaslaste suhted, töökaaslaste kolleegide vahelised suhted, sõprussuhted, see on see kaart, see on need suhtetüübid, mida see kaart kõige rohkem puudutab. Ja need ei ole väga head sellel nädalal, sest müntide 6 tagurpidi tähendab, et sina annad, teine võtab, sina aitad, teine on abitu. Sina muudkui teed, panustad, mõtled ja muretsed, tema naudib ja on laisk, eks ole, et siin on kaalukaus on tasakaalust väljas. Samamoodi, kui keegi annab nõu, et mine sinna või ära mine sinna või tee seda või et ära nüüd seda küll tee. Ära kuula. Ei ole mõtet kuulata. Teistel inimestel on omad mingid visioonid ja omad hirmud ja omad võib-olla ka kadedus sauade 6 sinu vastu. Sauade 6 on ka üsna konkurentsihimuline nagu kaart. Et kes võib-olla mõnikord kadedusest tõmbab meid ka alla või et hoiab meid elus tagasi. Ja ka müntide 6 tagurpidi meil tuleb üle vaadata, kui palju ma teiste inimeste heaks teen, kui palju ma nagu jooksen nende järgi ja muretsen. See võib olla tööga seotud, rahaga seotud, see võib olla ka sõprussuhetega seotud. Ja selles kaardis tagurpidi me anname endast palju, aga me vastu nagu nii palju ei saa. Ja siis tuleb ära lõpetada. Sellepärast, et suhted võiks olla niimoodi, et käsi peseb kätt, et mina aitan sind, sina aitad mind. 50-50 nii öelda. Aga see kaart tagurpidi tähendab seda, et see on 30-70 ja sinu kahjuks. Et sina muudkui nagu kuidagi annad endast ära. Ka ei tasu sõbrale laenu anda selles müntide 6 tagurpidi. Igasugused tehingud, laenu võtmised, laenu andmised, lepingud, igasugused ostud, müntide 6 tagurpidi, mina mõtleks väga läbi. Ma mõtleks väga läbi, välja arvatud siis, kui see on uue tööleping, mis paneb sul silma särama, siis on suva. Aga selles kaardis tagurpidi võib-olla tulebki sul läbirääkimisi pidada, et ma tahan paremat palka, paremaid tingimusi, eks ole, et me kohe esimese hurraaga alla ei kirjuta ja sa võiks pareminigi saada. Kui sa tahad osta midagi suurt endale, no ma natuke analüüsiks veel, ma natuke istuks, võib-olla ootaks mingit soodukat, eks ole. Ja see kaart tagurpidi ka laenu võtmised, andmised, siin on midagi nagu korrast ära ja kas ei ole soodsad tingimused, intressid on halvad, kuidagi ei ole nagu see õige kuidagi energeetika ja kui sul endal kõhutunne ka ütleb, siis nii ongi, et enda kõhutunnet tuleb kuulata üldse. See nädal on väga-väga tugev sõnum, müntide 6 tagurpidi, eraka õigetpidi, surm õigetpidi. Need kõik 3 kaarti ütlevad, mõtle enda peaga. Ainult enda kõhutunne, ainult enda aju, mitte teiste inimeste bla, 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 et meil tuleb väga nagu võib-olla ka blokkida või eemaldada enda elust inimesi, kes nende pidev muretsemine ja hädaldamine ja hirmud ja ülemõtlemine, need hakkavad meid ka mõjutama ühel hetkel. Meil tuleb ühel hetkel nagu jalg maha panna, ollagi see boss, see juht, see liider, mida keiser siin õigetpidi, eks ole on, et tema kontrollib, tema ütleb, kuidas minu elu nüüd olema hakkab, mina tahan niimoodi, eks ole, et hästi nagu mõtle enda peaga ja proovi olla ka igasugustes elu igapäevaplaanid, reisid, sekeldused, muutused, proovi olla väga-väga paindlik, lase kohe minna vanast, võta vastu uus, suva see esialgne plaan, muutun eluga kohe kaasa, et mida paindlikumalt sa liigud, seda parem, et ja kui see keiser tähendab eraka meil siin, keiser õigetpidi Keiser on üks suurepärane kaart neile, kes tunnevad, ma tahan oma elu korda teha, eks ole, siuke igapäevaplaan, et ka ta toob nagu seda raamistikku ja reeglit ja struktuuri, et kui meil selles surmakaardis midagi enam ei taha või et miski kaob meie elust ja on ennast ammendanud, siis ebamugav on see, et võib-olla meil ei ole mitte midagi sinna asemele nagu leida, et kuhu poole ma siis nüüd edasi liigun ja siis meil tuleb keiser mängu, et keiser õigetpidi on ääretult selline tubli, töökas, edukas boss, juht, liider, mina ütlen, kuidas asjad on, minu elu hakkab nüüd niimoodi minema, ma ehitan midagi suurt ja võimsat üles, see on kaart number 4, mis räägib turvatundest, kontrollist, struktuurist, ka stabiilsusest rahaliselt, eks ole, et me ehitame midagi võimsat üles, miks mitte ka koduga ja majaga seotud, kuna sellel müntide kuningannal on ka see loss siin tema selja taga, et kes tahab kolida ja kolimist ka sauade 3
tihti indikeerib, et on sellised väljasõidud, reisid, liikumised, kolimised, töövahetused, kestab kolida siis sauade kuus tagurpidi. Mõnikord ütleb meile, et sa üllatad iseennast ka, et see asi, mida see kodu näiteks või see asukoht või piirkond või kodutüüp nii-öelda on see maja või korter, see, mis sa alguses nagu soovisid, seda sa võib-olla nädala lõpuks üldse enam ei taha ja sinu idee hakkab muutuma või sinu visioon hakkab muutuma ja see võib ka kesta terve novembrikuu nagu järgi, et võib-olla istudki rahulikult ja ka ootad ja vaatad, et kuhu edasi, et mis ideed nüüd hakkavad nagu tekkima või siis sa leiad enda kodu sauade 3 ja sauade 6 tagurpidi täiesti uuest kohast, täiesti uuest asukohast, täiesti uut tüüpi, uut moodi, kui sa varem arvasid, eks ole, et jällegi siin tuleb mängu see, et plaan B on parem kui plaan A. Aga keiser õigetpidi tuleme tagasi selle juurde, väga maskuliinne energia, väga mehelik, kaardipaki kõige mehelikum kaart, eks ole. Ja keiser räägib ka meie isadest, keiser räägib meie nagu mehelikust küljest ja poolest, keiser räägib ka vastutusest, turvatundest, edust karjääris ja rahaliselt ja üldse, et mis jälje me tahame endast siia maha nagu jätta. Ja keisri kaardis igasugused tööalased ümberkorraldused, muudatused väga edukad. Eriti edukas kaart ettevõtjatele, vabakutselistele, need, kellel see enda asi või enda äri absoluutselt üliedukas kaart ja siin nädala lõpupoole on ka oodata seda, et hakkavad võimsamas võtmes paljud uued tuuled puhuma ja ka uued uksed avanema. Ja keiser siis, tema peab võtma vastutust, ta peab võtma plaani, kontrolli, vastutuse ja keisri edu sõltub ainult sellest, kui palju ta ise teeb. Tema peab panema käe külge ja tegutsema, mitte passima ja üle mõtlema, eks ole, või et mitte ootama, et lendab midagi sülle või et äkki keegi teine teeb ära, et keiser ongi nagu see, kes tahab ise kõike teha, siis ta saab ka pärast nautida, et tema saavutas selle kõik, et talle ei antud nagu midagi, et muidugi universum meile alati annab, kui me ise ka tegutseme, eks ole. Ja nüüd ongi see nädala lõpus veel eriti aeg kasutada rohkem enda maskuliinset poolt, et need on sellised võimsad hetked, kus me võtame vastutust, kui me praktiliselt ka muudame oma elu, eks ole, on see uus kodu, on see uus töökoht, on see lihtsalt enda igapäeva graafiku, orava ratta, selle plaani nagu muutmine, ja keiser saavutab alati, mis ta tahab, sest kõik, mida keiser puudutab, muutub kullaks. Absoluutselt kõik, kuhu ta enda energeetika suunab ja käe külge paneb, see õitseb, äri õitseb, raha õitseb, eks ole, et keiser on hästi nagu selline võimas kaart, et väga äge. Ja ka keiser mõnikord, kuna meil on nagu sellised natuke suhetes eemalduvaid kaarte nagu erak ja surm, mis tahavad omaette olla, kui sinul, see on hästi selline sõnum osadele teist, võib-olla mitte kõigile, kui sinul on keegi, eriti meesterahvas on ju keegi, kes ühel hetkel nagu suhtleb, siis jälle ei suhtle, siis jälle tahab midagi, siis kaob ära. Unusta ära. Head aega, meil ei ole mõtet, sest vaata keiser, tema nagu negatiivsed aspektid on suur kontrollivajadus. Mina ütlen, kui palju me suhtleme, kuidas me koos oleme, mis saama hakkab. Aga sa ju ei taha olla suhtes, kus sa pead pidevalt alluma kellegi teise kontrollile, lükata, tõmmata olla, eks ole. Ja surm ja erak niikuinii ütlevad, et ta jääbki eemalduvaks, et ta jääbki selliseks, et ta ei muutugi paremaks. Et kui sa tuleksid minu juurde küsimusega, et kas see meesterahvas kunagi avaneb mulle, võtab ennast kokku ja meil tuleb lähedane suhe, nende kaartide järgi ma ütlen sulle ei. Et sa pead keskenduma iseendale rohkem ka selles müütide kuningannas. Õigetpidi see on enese poputamine, hellitamine, enese väärtus, enese armastus, minu keha, minu raha, minu töö, minu sõbrad, minu kodu, keskendume rohkem nagu sellele, seal on sul õitsengut palju rohkem, on ju. Ja müütide kuus tagurpidi juba eos ütleb mulle, et sa oled liiga palju sellesse inimesse või et suhtesse panustanud, siis tuleb ära lõpetada see teiste aitamine ja ka tema kuidagi hellitamine siin, on ju. Et las ta võtab ennast ise kokku ja nende kaartide järgi, kuna meil on surm siin vahel ja erak ka, et siin on ligadi-logadi energeetika tema poolt, et see on väga selline spetsiifiline sõnum osadele teist, et kui sina tunned ennast selles olukorras ära. Ja võib-olla ka alternatiivselt see surmakaart ja keiser, need on vaata inimesed, kes meie minevikus tahavad tagasi tulla, mingid eksid, mingid vanad sõbrad, nad tahavad meilt midagi, neil on mingi tagamõte, nad võivad tulla imeilusa jutuga, et tšau, kuidas läheb ja blablabla, ikka igatsen sind, aga neil on mingi tagamõte, nad tulevad võtma meilt müntide kuus tagurpidi, mitte andma. Eks ole, nad tulevad kontrollima, nad tulevad jälle neid samu mänge mängima, eks ole, nad ei ole muutunud, ükskõik kui palju ta sulle räägib, et ma olen nüüd uus inimene, ta ei ole, surmakaart on meil ikkagi väljas, see tähendab seda, et jah, ma luban, et ma muutun paremaks ja siis vajun täpselt tagasi sinna samadesse nagu
mustritesse, et lihtsalt natukene mõtteainet sulle siia, mida rohkem endale, enda heaolule ja ka enda rahale ja kehale ja tervisele see nädal fookust viid, seda edukamalt sa elus edasi liigud ka suhetes ja ka üldse kõikides eluvaldkondades, et sellised huvitavad sõnumid. Nüüd räägime inimestest ka. Meil on siin õukonnakaart müttide kuninganna, tema on siis kõik naissoost maamärgid, sõnn, neitsi, kaljukits, erak veel enam siis neitsi, et neitsi on kahes kaardis esindatud, surm on skorpion, keiser on jäär, ehk siis kõik need tähemärgid võivad sinu elus sellel nädalal suurt rolli mängida. Vot niimoodi see siis oli nädala energia, ma loodan, et see tuleb hästi mõnus, vinge, vahva ja äge nädal. Aitäh sulle ja lähme siit edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi Mängu ja mängu. Selles mängus saate vastused siis 3 küsimusele. Milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis? Milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis? Ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab. Ja mäng siis käib niimoodi, et valite siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu. Mina segan need ära ja lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida tumesinine kivikene, selline roosa laiguline täpiline kivikene, pruuni beeži laiguline kivikene, musta-valge laiguline kivikene, siis tulipunane kivikene, väike lilla kivikene ja läbipaistev valge kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati panna video pausile, saad rahulikult ära otsustada edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused teie küsimustele. Oi kui põnev. Niimoodi. Okei, alustame siit. Väike lilla kivikene, tähemärgid, kaalud, skorpion, nädalapäev, neljapäev, vastus on jah. Mustvalge laiguline kivikene, tähemärk, skorpion, nädalapäev, neljapäev, reede, vastus on jah ja valiussuund vahel, kuigi ta on tunduvalt rohkem selle jahi ikkagi poole peal. Tumesinine kivikene, tähemärk, ambur, nädalapäev, reede, vastus on valiussuund või keskendu millelegi muule. Siis roosa laiguline kivikene, tähemärgid, sõnn ja kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, vastus on jah ja valiussuund vahel. Tulipunane kivikene, tähemärk, kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev, vastus on valiussuund või keskendu millelegi muule. Pruuni beeži laiguline kivikene, tähemärk, lõvi, nädalapäev, kolmapäev, vastus on ei ja võib-olla vahel. Ja läbipaistev valge kivikene, tähemärk, neitsi, nädalapäev, kolmapäev, neljapäev ja vastus on võib-olla. Vot niimoodi, kalliksed armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, vahvaga nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid unistused täituvad. Kui see video sulle meeldis, sa võid alati vaadata ka tiiutarot.ee, seal on väga palju erinevaid lugemisi siis igasugustel erinevatel teemadel, armastus, raha, kõik, mis meil elus võib ka ette tulla. Ja samuti, kui sa tunned huvi tarokaartide rohkem tundma õppimise vastu, siis tiiutarot.ee /tarokool, et selline leht ka siis ootab sind, et sinna hakkavad siis ilmuma, juba on paar tükki seal olemas, hakkavad ilmuma ka siis veel enam sellised kursused, koolitused, et kuidas tarokaarte käsitleda, kuidas ennustada nendega ja ka nende tähenduste kohta on siis väga palju siis infot. Ja suur aitäh, kui sa oled juba tiiutarot.ee lehte külastanud. Ega rohkem siin ei olegi juttu rääkida. Ma soovin teile kõigile mõnusat, ilusat, ägedat nädalat. Aitäh ka seda videot vaatamast ning kohtume juba järgmises videos. Tšau!